Iraan läheb kõik või mitte midagi peale pärast seda, kui 180 parlamendi liiget kiitsid heaks veretasu Donald Trumpi vastu ja panid Ameerika Ühendriikide presidendi avaliku ähvarduse keskmesse. Avaldus tuli siis, kui režiim püüab pakistada läbirääkimiste kokkuvarisemist ja muuta ajatolla Ali Khamenei surma uue eskalatsiooni kütuseks. Teheraanis näidati hiiglaslikku plakatit, kus Trump oli kirstus ning sellel olid laused "Me tapame Trumpi" ja "Surm Trumpile". See provokatsioon paigaldati otse Islami revolutsiooni väljakule Iraani pealinna südamesse. Samal ajal, kui Ameerika Ühendriikide väed alustasid uut rünnakute lainet Hormuzi väina kontrolliga seotud sõjaliste positsioonide vastu, vastas Trump ilma taganemismärke näitamata. Kui temad küsiti tähtaega, ütles ta, et iraanlased juba teavad, mida nad peavad tegema ja hoiatas, et neil on parem korralikult käituda. Kas te annate Iraanile tähtaja enne, kui alustate vomitamist? Mulle ei meeldi tähtaegu anda, aga nemad juba teavad seda väga hästi. Nad teavad olukorda, härra Baidar. Kas oleks parem, kui nad käituksid korralikult, härra president? Kindlasti. See on õige. Samal ajal ähvardas ta laiendada pommirünnakuid elektrijaamade ja sildade vastu, kui Teheran jätkab kokkuleppe tagasilükkamist. Režiim seisab nüüd silmitsi välise sõjalise survega ja sisemise ägeda võitlusega, kus parlamendiliikmed nõuavad kättemaksu ning osa valitsusest üritab endiselt säilitada mingitki diplomaatilist väljapääsu. Avaldusele kirjutas alla üle 180 islami konsultatiivkoja 290 liikmest esimesel kohapealsel istungil enam kui 4 kuu järel. Parlamendi liikmed nõudsid, et võimuorganite juhid võtaksid ametlikke meetmeid Ali Khamenei eest kättemaksmiseks, kes hukkus Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli rünnakus 28. veebruaril 2026. Nad kritiseerisid ka läbirääkimisi Washingtoniga ning väitsid, et kahe poole vahelisi probleeme ei saa lahendada läbirääkimiste teel. Punased lipud, mida kasutatakse kättemaksu sümbolina, tõsteti parlamendis üles. Teine parlamendi liikmete esitatud dokument nõudis, et ajutine kokkulepe Ameerika Ühendriikidega loetaks lõppenuks. Rühm nõudis erikomisjoni kiiret loomist läbirääkimiste uurimiseks. Parlamendi esimehe Mohammad Bagher Khalibafi, kes on Iraani peamine läbirääkija Washingtoniga, puudumine paljastas lõhe režiimi sees. Avaldus ei toimi iseseisvalt ei kohtuotsusena ega sõjalise käsuna Trumpi tapmiseks, kuid see surub valitsuse olukorda, kus läbirääkimisi peetakse nõrkuseks. Kampaania eesmärk on hoida elanikkonda mobiliseerituna, varjata sisemisi lõhesid ning kujutada vastasseisu Washingtoniga kui religioosset ja rahvuslikku kohustust. Uus ülemjuht Mostaba Khamenei lubas samuti kätte maksta oma isa surma eest. Riigitelevisioonis ette loetud sõnumis teatas ta, et kättemaks on rahva nõudmine ja see peab toimuma sõltumata sellest, kes on võimul. Mostaba pole pärast 28. veebruari rünnakut, millest ta ka ise vigastada sai, avalikkuse ette ilmunud. Isegi puududes andis tema avaldus poliitilise katte parlamendi ja revolutsioonilise kaardiväe kõige karmimatele ringkondadele. Iraani juhtkond püüab Ali Khamenei surma kasutada ühtsuse taastamiseks, sisekriitika mahasurumiseks ja selle takistamiseks, et läbirääkijad võtaksid vastu Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud tingimusi. Aga see strateegia suurendab ohtu režiimile endale. Mida rohkem Teheran muudab Trumpi isiklikuks sihtmärgiks, seda rohkem annab ta Ameerika presidendile põhjuseid rünnakut laiendada ja käsitleda iga Iraani taganemist kui otsest sõjalise jõu tulemust. Washington vastas rünnakutega päevasel ajal, mis erineb varasematest voorudest, mis keskendusid öötundidele. Aitäh! Vau, kui nad seda teevad, siis ühe löödiga hävitavad nad ende värava. Oi, kukkus! 15. juuli hommikul alustas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus uut rünnakulainet Iraani positsioonide vastu, mida kasutati kaubalaevade ähvardamiseks Hormuzi väinas.
Operatsioon kestis umbes 90 minutit ja tabas rannikukaitsesüsteeme, tiibrakettide ladusid ning stardipunkte Suure-Tambi saarel. Rünnak järgnes teisipäeval toimunud 7-tunnisele pommitamisele, mille käigus tabati 10 sõjalisi sihtmärke Iraani rannikul. Rengassaar lisandus samuti rünnaku sihtmärkide hulka. Iraani agentuur MER teatas, et Ameerika mürsuud tabasid positsiooni saarel, mis asub Keshme ja Hormuzi väina lähedal. Kohalikud teated rääkisid tugevatest plahvatustest. Keskväe juhatus kinnitas rünnakuid Suure-Tambi saarel, mis asub samas strateegilises piirkonnas. Pommitamiste koondumine viitab sellele, et Washington eemaldab Iraanist radareid, raketilaskeseadmeid, ladusid ja kaitsesüsteeme, mis toetavad survet laevaliiklusele. Donald Trumpi sõnul jäetakse energiaalased sihtmärgid viimasesse etappi, kuid pealetung võib nendeni jõuda juba järgmisel nädalal. Ameerika läbirääkijad hoiatasid samuti Teheranile, et režiim peaks kokkuleppe vastu võtma. Iraani vastus näitas, et vaidlus režiimi sees on endiselt lahtine. Välisministeerium teatas, et uusi läbirääkimisi pole kohe plaanis ning et prioriteediks on kaitse. Kalibov võttis kalkuleerituma seisukoha. Ta nimetas vastasseisu eksistentsiaalseks sõjaks. Ta kinnitas, et Iraan peab vastu pidama lõpuni. Kuid ta tunnistas, et diplomaatia täielik hülgamine oleks strateegiline viga. 180 parlamendiliikme surve püüab just selle ukse sulgeda ja võtta läbirääkijatelt igasuguse taganemisruumi. Pinged levisid ka Iraagi põhjaossa. Iraani kurdi opositsiooniga seotud koht Erbili idas sai raketitabamuse. Revolutsioonikardi vägi on juba varem korraldanud rünnakuid piirkonnas asuvate Iraani kurdi rühmituste vastu. Moi. Ciao, ciao! Ciao! Elida! Näita põlve! Tubli! Vaatame, eks? Ma arvan, et... Hallo! Mission. Rünnak toimus keskkonnas, kus Iraani kurdi rühmitused olid juba arutanud Ameerika võimudega võimaliku operatsiooni režiimi vägede vastu. Need organisatsioonid palusid Ameerika Ühendriikidelt isegi sõjalist ja luurealast abi, et siseneda Iraani territooriumile ja avaldada survet julgeolekujõududele. Ühtegi lõplikku otsust ei ole välja kuulutatud, kuid see võimalus aitab selgitada Teherani hirmu kohalike rühmituste juhitud maismaa kampaania ees, ilma et Ameerika Ühendriikide suured väeüksused sekkuksid. Ka Kuveit pidi Iraani vasturünnaku ajal taas silmitsi seisma rakettide ja droonide vihmaga. Aitäh! Mida sa said öelda? Aitäh! 14. juuli õhtul avaldatud ametlikus aruandes teatasid Kuveidi relvajõud, et nad on jälginud ja hävitanud ühe ballistilise raketi, 5 tiibraketti ja 33 vaenulikku drooni. Tükid kukkusid erinevatesse kohtadesse, põhjustasid materiaalset kahju ja 4 Kuveidi sõjaväelast said vigastada. Kõiki raviti ja nende seisund oli stabiilne. Rünnak näitab, et režiim laiendab vastasseisu riikidele, kus asuvad Ameerika väed. Teheran püüab tõsta piirkondliku rünnaku hinda ja sundida Pärsia lahe riikide valitsusi Trumpile survet avaldama. Tulemus võib olla vastupidine, kui rohkem kaitsejõude mobiliseeritakse Iraani raketirünnakute tõkestamiseks. Iraani parlamendil on sõjaliste otsuste üle piiratud mõju. Tegelik võim on koondunud riigi juhtkonna ja revolutsioonilise kaardiväe kätte. Sellegi poolest tekitab enam kui 180 parlamendiliikme enamus poliitilise ummikseisu igasuguse kokkuleppekatse vastu. Läbirääkijaid, kes nõustuvad järeleandmistega, võidakse süüdistada selles, et nad loobuvad kõrgeima juhi ja režiimi radikaalsemate tiibade poolt lubatud kättemaksust. Donald Trump seadis järgmise nädala tähtajaks võimaliku rünnaku olulisemate sihtmärkide vastu. Teheran otsustas muuta ähvarduse Ameerika presidendi vastu ametlikuks poliitikaks. Just siis, kui nende sõjalised süsteemid, strateegilised saared ja varustusteed saavad pihta.
päeval ja öösel. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.